See on Saab 9-3. Vaatame täna, mida siit leiame, mida on Saabis. Räägitakse, et on midagi sellist erilist, ehk kui kord Saabiga sõidad, siis selles on miskit. Teeme siis väljast väikse ringi ja seejärel vaatame ka sisse ja teeme ka väikse sõidu. Saab 9-3 on siis Saab 900-st järgmine generatsioon. Jagab üldiselt samu kerejooni, mis 900, natukene aerodünaamilisem ja väidetavalt Saabi enda info puhul siis on võrreldes Saab 900-ga sellel autol siis ligi 1100 muudatust tehtud ja kõige suurem osa neist leiab aset just siin esiosas, alustades siis tugevamate piilaritega ja samamoodi ka uste raamidega ja ustega, et Saab 900 oli üks kõige mitteturvalisemaid autosid, aga see auto sai NCAP küljekokkupõrketestis väga kõrge tulemuse, kui nüüd ei eksi, siis isegi maksimaalse tulemuse, mis oli võimalik saada. See siin on siis luukpära variant viieukseline, lisaks sellele toodeti ka veel kupee vigeneid ja kabriolette. Kabrioletid ja vigenid siis Soomes ja viieukselised luukpärad enamasti Rootsis. Kokku toodeti siis 326 000 umbes neid autos üldse. Ja rääkides siis aerodünaamilisest, pole tegemist küll pistikhübriidiga, kuid mootori eelsoojendaja saab alati sisse panna. Saabi ukselinki vaadates tundub täpselt selline, mida võiks tõmmata eemale. Kuid kui kinni häärad sellest ja just lahti hakkad tegema, siis saad üllatusosaliseks. See liigub üles poole. Mis asi see on? Aga lähme võtame kohvi ja vaatame siis edasi. Paar esimest asja, mis kohe Saabi puhul on, kui hakkad sõitma. Ma ütleksin, et auto on ise üsna siuke, et sa tunned, et nagu see on ikkagi nagu auto, et see ei ole nagu plastmass kõik, et nagu siuke mõnus, siuke mõnus masin. Nagu raskust on asjal natukene ikkagi vaata, et ei ole nagu juba see esimene piilar siit, kui vaatad nüüd, et see A-piilar, need on siis need tugevdatud piilarid, et nagu varem oli natukene hapu sellega, et need on kaetud näiteks pehmed nagu. See on nagu pisike detail, aga tegelikult on üsna oluline. Väga palju huvitavaid nuppe ja asju. Näiteks rootslastel oli oma ettekujutus sellisest ajast, et kui pimedas sõidad, et siis võiks olla võimalikult vähe tulesi ja vilesi põleda igal pool. Siis on eraldi siuke nupp nagu night panel, kui vajutad seda, siis kõik ülejäänud näidikuid asjad kukuvad lihtsalt nulli, kõik taustavalgustus läheb kinni ja ainuke asi, mis põlema jääb, on spidomeeter ja spidomeeter töötab. Kõik muud asjad on liha palju täiesti pime. Aga paneme selle sisse tagasi, sest et mulle meeldib vaadata seda punast joont. Auto on vist 99 aasta oma, kui ma ei eksi. Automaatsed tuled on, püsikiiruse hoidja on näiteks, istmesoojendused, kliimaseade, täitsa toimib. Korralik kliimaseade. Elektrilised aknad, kõik 4 tükki, et mingid väntasi siin ei ole, midagi kuskil ise kruttima ei pea. Lisaks, mis mulle selle auto puhul meeldib, on see hele sisu, et see on siuke väga mõnus ja kindlasti plusspunktid Saabile ees istujate peatoed näevad ilusad välja ja toetab pead ka väga hästi, et siuke iste on mugav, üsna mugav, et pikal sõidule nagu tegelikult väga nagu ei hakka ebamugav isegi. Üsna õnnestunud istmed välja arvatud siis see, et külgtuge on nagu natukene vähe, kui siin teine all ja kurvi lähed mingi sotiga, siis roolilt on võimalik siis kanaleid, heli, kõike muuta. Sellel konkreetsel autol ei ole võimalik neid timmidasid rooli pealt, sellepärast, et tal on siis paigaldatud ise siin pioneeri makk lisaks handsfree ja värki vaata, tahad kuulata oma muusikat ja kõike. Sõiduomaduste poole pealt siis sellel autol on ainus turbovaba mootor, muidu on 9.3, on kõik turbotatud, see on siis 2-liitrine bensiinimootor ja 96 kilovatt arendab välja.
turbomootoritel siis tiba rohkem, lõpetades siis tippmudel Vigeniga, mis on siis rootsi keeles tõlgituna Pixenol, et Vigen on saanud oma nime siis Saab 37 Vigen lennuki järgi, hävitaja järgi. Ja muidu sõiduomaduste poolelt esivedu, aga väga hea juhitavusega. Täpne, rool on täpne, mulle meeldib. Ja mis mulle väga meeldib selle auto puhul on muidugi see mootor, isegi turbomootor, see liigub hästi edasi. Rehvimüra väga palju ei ole nagu kuulda maantee peal, võib-olla jah, tiba tuleb rehvimüra juba ka sisse, aga tuulemüra ma ütleks on nagu siuke rohkem ilmselt kuulda kui rehvimüra, aga siis ka auto on aerodünaamiline, et ei tasu unustada. Peeglid, küljepeeglid on soojendusega ka, aga lähme võtame ühe kohvi ja siis vaatame edasi. Nii, natukene siis miinuskülgedest ka. Ostsin just kohvi, tulin autosse, mõtlen, hakkan sõitma kuhugi, paneks kohvi ära. Mul ei ole kuhugi kohvit panna, siin ei ole ühtegi topshoidet. Või no, põhimõtteliselt üks on siin, noh, aga see on siuke hoina-moina. Sellega pole suurt midagi teha. Nii et kohvi läheb mõnusasti jalge vahele. Lähme sõidame edasi. Vaatame, mis meil veel leiab siit. Oi, taksojuht reisib laia siin. Miinuskülgedest selle auto poole pealt siis nii palju veel, et lisaks sellele, et topsihoideid ei ole, siis pole ees ka käetuge, mis on pika sõidu peale suhteliselt ebamugav linna vahel väga ahet ei ole, sest sa pead neid käike siin lappama niikuinii. Aga muidu jah, nagu ma enne ütlesin, et see nagu mootor on nagu väga meeldiv, et kui siin paned paar käiku alla poole, siis ta laulab su kõrvadele. Väga nobedalt läheb edasi ikka, Aga muidugi, kui nüüd meeldib sõita nüüd natukene niimoodi nobedamat sõitu siin ja vahepeal natuke käiku alla vahetada ja lasta nurrude mootoril, siis sellega kaasneb muidugi ka üks suur miinus. Et ma ei tea, kus see rootslastel midagi valesti läks, aga kütusekulu nad oma autoga on suutnud küll väga meeletu tekitada, et maantee peal jah, saad võib-olla ökonoomselt seal kuskil 7-8 hakkama ilma turbota mootoriga. Aga linnas on neil tehase andmetel on 13,1 on sellel mootoril kütusekulu. Mõnel on tiba suurem, mõnel on natuke vähem. No linna vahel ikka teda läheb ja ega ta rahakotile lihtne ei ole. Selle poolest saad hea saabi. Paar süükest asja, millega veel närida, näiteks on klaasipesu vedeliku laskmise süsteem, et see ei ole nüüd just kõige ilusam, et see on siis need joad pihustavad peale, et ei lase ühtlaselt nagu täis sul siuke häiriv. Muidu, et ongi, et selle autoga siis on, kui sul nagu raha väga ei ole ja tahad nagu head autot ja väga ei hooli kütuse kulust, ei pelga ka vahepeal teha mingisuguseid sillakergeid parandusi, siin mingisuguseid stabikaid ja asju vahetada, et siis alla tonni eest on siin autot küll, kindlasti. Selleks, et pääseda auto pagasiruumi, on eraldi nupp loodud. Vajutad nuppu, seejärel avaneb pagasnik. Auto pagasiruum on iseenesest suhteliselt mahukas. 451 liitrit, 1450 sellist kohvitopsi. Väga mugav. Saabil on küll pagasiruum üsna mahukas, kuid tagaistmete kohta sama öelda ei saa. Kui ees istub 192 cm pikk inimene, siis taga peab istuma üks väga lühikene inimene, sest et jalaruumiga on üsna kitsas. Taga on küll üsna prosta kohvitopsi hoida, kuid siiski on. Lisaks on enam-vähem mugav käetugi. Ja siit veel tuleb ka suusaluuk lahti. Kui tahad, ajad siit oma 2 meetrit pikad suusad läbi, lähed kergele Rootsi mäereisile. Aga muidu istmed on üsna mugavad, et sama nagu ees, siuksed pehmed. Taga on siis ka eraldi tuled veel lisaks, kui on vaja. Viimase veidra asjana tooks välja selle puldi. See näeb välja just kui tulemasin. Pealt vajutades läheb kinni auto, kõrvalt vajutades tuleb lahti ja lisaks saab ka pagasniku lahti teha. Aga selline ta siis sai. Saab 9.3. Kellel võimalus, proovige ära.
ilusat päeva, mina lähen nüüd Ülemiste keskusesse.